Tere! Mina olen Juhan Lang, Äripäeva börsitoimetuse ajakirjanik ja üks osa Investor Toomasest, aga enne kui ma lähen oma ettekande teema juurde, palun tõstke käed üles, kelle kõrval on vabu kohti, sest et päris palju on veel seisjaid, et siis te näete, kus te saate istuda. Ma näen eesreas, siin on ka veel vabu kohti, et kõik, kes seisavad, et siis te nägite, kus käed tõsteti, et leiate endale koha. Aga tulles teema juurde, jah, täna minul on au esindada Investor Toomast ühe Äripäeva börsitoimetuse ajakirjanikuna. Aga et mitte kogu au ega ka kogu kriitikat ainult enda peale võtta, siis siin sellel pildil ülejäänud Investor Toomase koosseis Kaspar Allik, Anu Lill, Liina Laks ja Indrek Mäe. Ja meie kõigi poolt suur tänu, et te täna siia tulite. Konverentsi osavõtt kõik meie ootused ületas. Ja Investor Toomase üks eesmärke või missioon on alates algusest peale olnud, et investoreid, Investor Toomaseid saaks Eestis palju ja ma loodan, et tänane konverents sellele kaasa aitab. Tulles teema juurde, kuidas Investor Toomase portfellil 2018. aastal läks, siit slaidilt ekraanidelt te näete, eelmise aasta tootlus 5,22%. Järgmisel slaidil toodud siis Investor Toomase tootlus võrreldes Euroopa, USA, Tallinna börsi ja ka kullaga. Ehk et me näeme, et selle üsna nigela tootlusega 5,22% aastas Toomasel tõepoolest õnnestus valdavat osa maailma aktsiaindeksitest ja varaklassidest edestada. Kui võtta eelmine investeerimisaasta ühe lausega kokku, siis võib öelda, et kui 2017 oli aasta, kus kõik töötas, siis 2018 oli aasta, kus mitte midagi ei töötanud. Sellest ka siis see, et Investor Toomasel sellise väikse tootlusega õnnestus turge lüüa. Mis on need peamised põhjused, mis Toomase portfellil sellise tootluse tõid? Peamisi põhjuseid 3. Esimene kõige olulisem portfelli 2 kõige suuremat positsiooni, Microsoft ja Norra lõhekasvataja Leroy Seafood, ühtlasi olid ka portfelli suurimad tõusjad. Leroy aktsia pea 50% kallines eelmisel aastal, Microsoft üle 20%, mõlemad maksavad ka dividende. See väga oluliselt Investor Toomase positiivset aastatootlust mõjutas. Teine oluline põhjus, dollari kallinemine euro suhtes üle 4%, Investor Toomase portfellist üle 30% on dollaripõhistes varades ja dollari taganttuul päris palju Toomast aitas. Kolmas oluline põhjus, Investor Toomase, kui jätame Leroy Microsofti kõrvale, mille osakaalud on üle 10% Investor Toomase portfellist, siis ülejäänud positsioonid jäävad pigem sinna 1 ja 5% vahele, ehk et kui mõni väärtpaber oma väärtusest kaotas ja kukkujaid Investor Toomase portfellis oli üksjagu eelmisel aastal, siis kuna nende osakaalud olid piisavalt väiksed, siis ka kogu mõju portfelli tootlusele jäi väikseks. Siin võib ka veel lisaks tuua, et osa Investor Toomase portfellist on korporatiivvõlakirjades ja üle 20% lihtsalt rahas ja ka raha tegelikult oli parem paigutus eelmisel aastal kui aktsiad laiapõhjaliselt. Ehk et see ka Investor Toomase portfelli lööke pehmendas. Sellel slaidil on toodud siis Investor Toomase aasta tootlused alates algusest ja me näeme, et 15 aastat 17 tegutsemisaastast on Investor Toomas lõpetanud plussis, 2 aastat 2008 ja 2011 miinuses. Miks siin Toomas on sellise morni näoga? Põhjus selles, et olgugi, et eelmine aasta oli positiivne ja turge õnnestus tal lüüa, siis oma pikaajalisele tootluse eesmärgile, mis ta alustades seadis 12% aastas keskmiselt teenida, jääb ta ikkagi alla ja ka eelmise aasta 5% aasta tootlus veab pikaajalist keskmist päris oluliselt alla. Ehk et eelmistel aastatel, kui ma olen siin konverentsi laval seisnud, me oleme ikkagi saanud rääkida, et Investor Toomase
kogu elu, siis keskmine aastane tootlus jääb üle 10%, nüüd siis 9,5%. Toomas selle tulemusega rahul ei ole ja tema jaoks ka mõttekoht, ehk et see 9,5 on siis investor Toomase keskmine aastane tootlus alates selle eksperimendi algusest. Aga et selleks, et paremat tootlust teenida, tuleb investeerida ja sellele slaidile me Äripäeva börsitoimetuses panime kokku võib-olla need regioonid, need ettevõtted, mis praegu võib-olla Toomas kõige pingsamalt jälgib, kes investor Toomase tegemisi lähemalt on jälginud, näevad ka, et siin on mitmeid ettevõtteid, regioone, mis Toomase portfellis juba on esindatud, Altria, Brasiilia, Equinor, Facebook, Berkshire Hathaway. On ka teisi siis selliseid regioone ja ettevõtteid, mida me jälgime, siin Hiina interneti aktsiatest kuni Rootsini välja regiooni mõttes. Mis see koondnimetus on, miks just need ettevõtted Toomas siia slaidile pani, ehkki jälgimisnimekiri märksa pikem, põhjuseid enamasti 3, et kas on siis hinnatase soodne, hea dividenditootlus, keskmisest suurem tõusupotentsiaal, mida Toomas ühes või teises väärtpaberis näeb, või siis kõigi nende 3 kombinatsioon ja ehkki täna siin aeg on piisavalt piiratud, et ma neid investeerimisideid üksipulgi lahata lihtsalt ei jõua, siis ei ole sellest midagi, sest et investor Toomas Äripäevas igapäevaselt kõiki oma ideid ja kõiki investeerimisotsuseid niikuinii põhjalikumalt lahkab. Aga tuleme investor Toomase eelmise aasta kõige olulisemate õppetundide juurde. Investor Toomas eelmisel aastal tegi üsna palju arvutusi. See artikkel siin, rängad koormised seavad valiku ette, räägib sellest, et investor Toomas lõi kokku kõik oma aasta jooksul portfellilt makstavad teenushaldustasud, sai, et see summa on 1200 eurot, 0,4% kogu investor Toomase portfelli väärtusest. Ja Toomas peab häbiga tunnistama, et ta ei ole oma kulude jälgimisel olnud kõige parem eeskuju, tema jaoks see number on liiga suur ja kui esmapilgul tundub see protsent väike, siis pikaajaliselt nii nagu töötab liitintress lumepallina, samamoodi ka kulud tegelikult akumuleeruvad ja mõjutavad pikaajalist tootlust üsna palju ja seda enam, et tegelikult haldusteenustasud on selline aspekt portfelli juhtimise juures, mida me ise saame väga palju mõjutada. Ja investor Toomas ka on nüüd lõpusirgel, tema selle aasta lubadus on, et oma portfellilt makstavad teenushaldustasud vähemalt poole võrra vähendada ja praegu on ta siis avamas USA odavmaakleri Interactive Brokers juurde kontot, on välja arvutanud, et teenushaldustasud temasuguse portfelli jaoks pea 5 korda soodsamad, lisaks võidab ka USA ettevõtete dividendide maksustamiselt, praegune investor Toomase teenusepakkuja Eestis siis kasseerib 30% USA dividendidelt tulumaksu, ent siis portfelli kolides investor Toomase jaoks dividendide maksumäär 15%, et päris oluliselt ka mõjutab. Ja siit ka soovitus investor Toomasele, et jälgige oma portfelliga tehtud lisakulutusi, proovige neid allapoole tuua. Kui teenushaldustasusid me vähemalt mingil määral saame mõjutada, siis teine arvutus, mille investor Toomas tegi, kandis pealkirja Investori raha põleb heleda leegiga, räägib inflatsioonist. Investor Toomas eelmisel aastal esimest korda arvutas välja oma pikaajalise reaaltootluse ehk et tootluse pärast inflatsiooni maha arvamist. Ja nagu ma ennem ütlesin, et Toomas on ikka saanud rääkida 10+% keskmisest aastatootlusest, reaaltootlus lõi ta pahviks, tema reaaltootlus hädavaevu 7% ringis siis keskmiselt aastas. Ehk et Toomase 17 tegutsemisaasta jooksul inflatsioon keskmiselt Eestis siin 3% ringis, ehk et kui te tahate ka kiiresti oma reaaltootlust välja arvutada, siis lihtsalt 3% punkti oma iga aasta tootlusest tuleb maha lahutada. Ja kui ma siin esimeste slaidide seas näitasin ka investor Toomase aasta tootlusi, et 2 aastat on miinuses lõpetanud, ka kriisiaasta 2008 miinus oli kõigest 12%, siis kui me võtame reaaltootluse languses aastaid tegelikult investor Toomasel 5, kui võtame inflatsiooni siis arvesse ning 2008 aastal, kui portfell langes 12%, inflatsioon Eestis oli 10%, ehk et tegelikult kaotas portfellist pea viiendiku.
Ja inflatsiooni tasub arvesse võtta, reaaltootlus tasub arvesse võtta, sest et see aitab meil seada realistlikumaid tootluse eesmärke ja ka oma portfelli strateegialt siis vastavalt kujundada. Et siin selle slaidilt me näeme ka, et all punane joon näitab inflatsiooni Toomase 17 tegutsemisaasta jooksul, need rohelised tulbad siis investor Toomase aastate tootlused. Väga suure tüki inflatsioon meie kõigi portfellist ära hammustab ja eelmine aasta ei olnud siin erand, et Eestis inflatsioon euroala kiiremaid. Sellega Toomase arvutused ei lõppenud, esmakordselt eelmisel aastal lõi kokku kõik oma portfellist tehtud tehingud. Nii need, mis on praegu avatud, kui ka siis kõik elu jooksul suletud positsioonid, muuseas teil konverentsi vihikus on need samad tehingud ka välja toodud, tegi mitu olulist järeldust siit. Et miks siin see naisterahva pilt on, see markeerib ühte moeshow'd Baltika rõivatootjalt kuskil vahemikus 2005-2007, ehk investor Toomase elu parim investeering, mis on suletud positsioon, mitte avatud positsioonidest ma ei räägi, oli 2005-2007 Baltika aktsiaga tehtud tehing, paari aastaga pea 600% tootlust, umbes 30 000 eurot kasumit, et Baltikat, nüüd me teame, mis sellest saanud on, aga Baltikaga on ajalooliselt saanud raha teha. Aga olulisemad kokkuvõtted. 17 aasta jooksul Toomas, kui võtame arvesse kõik ostud, müügid, märkimised teinud kuskil 150 tehingut, portfellist läbi käinud umbes 50 väärtpaberit. Üks oluline järeldus on see, et suurem tehingute arv kindlasti ei mõjuta kuidagi portfelli tootlust positiivsemalt, et pigem vastupidi, pigem investeerida vähem, aga teha kodutöö põhjalikumalt. Teine oluline järeldus, kui te vaatate ka oma konverentsi vihikus Toomase suletud positsioone, siis ükski kahjum ajalooliselt ei ole olnud väga suur. Suurim realiseeritud kahjum kuskil 3000 eurot, kui me lööme kokku kõik investor Toomase elu jooksul realiseeritud kahjumid, siis on 17 450 eurot, mis teeb aasta kohta kuskil 1000 eurot. 17 000 eurot on umbes 5% investor Toomase portfelli kogu väärtusest, ehk et me näeme, et kahjumid on investor Toomas suutnud hoida väga väiksed. Ja siin on üks peamine põhjus, investor Toomas ei ole lisanud oma kaotavatele positsioonidele raha juurde. Ja pigem on nad lihtsalt portfellist ära müünud ja seega ei ole loogiliselt siis lasknud kahjumitel suurteks paisuda. Võib-olla kõige olulisem järeldus, mis investor Toomas tegi, kui ta vaatas kõiki oma tehinguid, ka need, mis tal praegu portfellis on, siis see kõlab umbes niimoodi, et alati ei pea otsima järgmist Apple'it ja Microsofti investor Toomase näitel, piisab väga hästi ka sellest, kui lihtsalt investeerida olemasolevasse Apple'isse ja Microsofti. Investor Toomase puhul tema viimase 10 parimat tehingut just antud ettevõtetesse tehtud on, et näeb, et seal realiseerunud riskid on väiksemad ja on olnud päris head rahapaigutused. Ja ma paaril investor Toomase parimal tehingul, Baltika, siis suletud tehingutest parim, mis tõi umbes 30 000 eurot kasumit, kuid portfellist praegu on siis 2 investeeringut, mille tootlus ka eurodes mõõdetuna on isegi suurem. Esimene neist Microsoft, Toomas detsembris kirjutas 45 000 eurot nagu nipsti, ehk et võttis kokku oma 10 Microsoftis, kuhu ta 2009. aastal investeerimist alustas ja kui kõik dividendid vahepeal realiseeritud kasumi ja realiseerimata kasumi kokku lööb, siis umbes 45 000 eurot see teenistus on ja tootlus 400%. Aga ma tahan teile näidata, et mida see investor Toomase jaoks on tähendanud. Et kui te ekraanidelt näete siin slaidil, on toodud investor Toomase esimesed ostud. Aastal 2009 ostis siis 3 osas finantskriisi põhjast tagantjärgi tarkuses. 2014 suurendas positsiooni, börsifirma juhiks sai just Satya Nadella ning 2017 Toomas portfellis riske vähendas, müüs siis 205 aktsiat ehk ühe osa aktsiatest kuskil siis 1/4. Nüüd sellelt graafikult me näeme, et Toomase realiseerimata kasum praegu pea 30 000 eurot ja punase noolega siin see kasumivõtt, et siit on ka näha, et kirjutasin siia välja, et sellest kasumivõtust aktsia on jätkanud kallinemist üle 60% ja siin siis nii-öelda saamata jäänud tootlus üle 7000 euro. Ehk et kui me võtame arvesse, et Toomase elu suurim kaotus on olnud kuskil 3000 eurot
mis ta on realiseerinud, siis me näeme tegelikult, kui oluline ja kui kaalukas otsus on kasumivõtt ja üldse müümine, et see mõju võib olla portfellile kordades suurem kui kõige hullemad kahjumid, otsus kasumit võtta. Siin ka siis Toomase põhjendus viimase kasumivõtu ajal, kus ta siis ütleb, et ma ei näe aktsiale lähitulevikus ülearu suurt tõusupotentsiaali, mistõttu ei pruugi ka praegu võimalik saadav tulu kompenseerida võetavat riski. Ehk et paneb ka Toomase ajastamisvõime kahtluse alla, justkui ostud hästi ajastatud, samas müügitehing seda näitab, et ikkagi turgu ajastada ei suuda. Siin sellel pikal graafikul Microsoft alates IPO-st 86 kuni 2019 ja siin punase ringiga toodud Toomase esimene ostukoht. Ja siin me näeme, et Toomas on justkui olnud geenius, ostnud Microsofti viimase 20 aasta absoluutsest põhjast. Kuid vaatame lähemalt. Investor Toomas ostis 20. jaanuaril 2009 $19, juba 9. märtsiks paar kuud hiljem oli ta investeeringust kaotanud veerandi, 25%. Ehk et pikas perspektiivis tundub superajastus, samas lühiajaliselt kaotas veerandi investeeringust. Mis sai edasi? Tõsi, aktsia jätkas taastumist Microsoftil ja Toomas ostis paaris kohas veel juurde samal aastal ning pärast seda, siin on siis toodud punase kasti sees 23. oktoober samast aastast 2009, kuni siis 15. märts 2013 näeme, et tootlus 0%, me räägime praegu investor Toomase elu parimast investeeringust. Algas sellega, et veerand oli investeeringust kadunud, ja järgnes siis 3-4 aastat külgsuunas 0 tootlust. Praeguseks toonud siis 400%, mis siis näitab, et nii ühte kui teistpidi, kuidas on ajastamine õnnestunud ja mida üldse tähendab selline pikaajaline investeerimine. Ja see ei ole ainult praegu niimoodi ja viimasel kümnendil. Microsoft, maailma üks parimaid aktsiainvesteeringuid üldse. 13. märts 86 IPO, kui te investeerisite, panustasite siis Microsofti aktsiasse, ostite 100 aktsiat $2800 eest, siis praegu oleks teil 3 miljonit, tootlus 102 700% ning siia ei ole arvesse võetud reinvesteeritud dividende. Ehk et läbi aegade üks maailma parimaid aktsiainvesteeringuid, samas me vaatame .comi mullist, kust see punane kass siin joonistatud on, kulus pea 15 aastat, et omadega nulli jõuda, et päris suured kukkumised, ehk et me näeme, et ka maailma parimal investeeringul vähemalt pool ajast on ta olnud kohutav investeering ja samamoodi ka viimasel kümnendil, et mitte nüüd pool ajast, aga peaaegu pool ajast on ta liikunud külg või alla suunas, mis näitab ka seda, et selliste suurepäraste investeeringute puhul, rääkimata siis kõikvõimalikest muudest investeeringutest, see kasv ei ole kunagi lineaarne ja osta ja hoia investori närvid pannakse ikkagi korralikult proovile. Tulles teise investor Toomase praegu parima investeeringu juurde, millega ta ka kuskil 40 000 eurot plussis on 200% tootlust, Norra kalakasvataja Leroy Seafood. Vaatame seda sama graafikut, Toomas 2013 ja 2014 aasta algus Leroy mitmes jupis ostis, vahepeal võttis kasumit, kuu hiljem ostis jälle tagasi, see oli siis 2015, 2017 aasta kevadel otsustas taas kasumit võtta ja näeme, et sellest viimasest kasumivõtust ka aktsia pea 50% kallinenud, nii-öelda teenimata jäänud tootlust ka pea 5000 eurot. Ehk et jällegi ostud justkui õnnestumisid, müükide ajastamisega pani korralikult puusse. Ja siin siis see, et miks ta seda tegi, müüs neljandiku. Ja jällegi Leroy Toomase praeguseid üks paremaid investeeringuid, näeme 4. aprill 2016 ja 29. jaanuar 2018 tootlus negatiivne ja vaatame neid kõikumisi siin rohelisel hinnagraafikul üsna suured. Ja siin on siis toodud oktoober 2017, jaanuar 2018 langus 30%, ehk et ka teise parima investeeringu sellised 30+% kiired lühiajalised kaotused on olnud igapäevased. Mis siis on aidanud Toomasele endale kindlaks jääda? Meil börsitoimetuses on iganädalased ostu- ja müügi-idee koosolekud, kus me siis hääletame, et kas võtta kuskilt kasumit, osta midagi juurde. Ma võin öelda, et üks see põhjus, miks me ikkagi ole kogu Microsofti müünud, kogu Leroy'd müünud, on väärtuskordajad, ehk me jälgime enim jälgitud selliseid suhtarve, mis aitavad aktsia hinna panna konteksti. Ehk et aktsia hind üksi ei ütle ettevõtte kohta midagi
Siin punasel joonel toodud P-suhe, P-suhe on siis aktsia hind jagatud aktsia kohta teenitava kasumiga, mis siis näitab laias laastus, et kui ettevõte jätkab sama kasumlikkuse juures, mitu aastat kulub investeeringu tagasi teenimiseks. Siin sinisel joonel all price to book ehk siis aktsia raamatupidamisliku väärtuse suhe ja kolmas, mida ka võib jälgida, ettevõtte väärtus jagatud EBITDA-ga ehk EV/EBITDA suhtarv. Ja need aitavad üsna hästi konteksti panna, et kui üle või alahinnatud üks või teine aktsia on, ehk et kui me näeme, et Leroy kaupleb tegelikult viimase 10 aasta keskmistel kordajatel, et kui üle või alahinnatud ta on, ehk et aktsia hinnast üksi mingeid järeldusi teha ei saa ja see on Toomast üsna palju aidanud. Mõistagi suhtarve võib ka lõputult kritiseerida, ettevõtte erinevas elutsüklis on olulised ühed ja teised suhtarvud, need ka muutuvad, üksi nende pealt suuri järeldusi teha ei saa, kuid ometi peamised suhtarvud ütlevad ettevõtte kohta oluliselt rohkem kui hind. Ja siin siis Microsoft toodud samuti PE ja price to book suhtega. Ning mis need järeldused on, et kui me oleme ka vaadanud, siis investor Toomase elu parimad investeeringud on tehtud ikkagi madalate kordajate juurest, et kui ettevõte on keskmisest soodsamalt saadaval olnud, siin siis Microsoft 86-2019, kui me näeme ka, et .comi mullis P-suhe hoopis teistel kordajatel ja raamatupidamislik väärtus samuti järgnes ka 15 aastat langust ja pannes praegu siis perspektiivi, et me näeme, kuidas see võrreldes ajaloolise keskmisega on. Mõistagi tuleb siin ka võrrelda turu ja sektoriga, aga ta annab sellise kiire, lihtsustatud, hea pildi ja meid on vähemalt tagasi hoidnud ennatlikest müükidest. Siin siis Microsofti Enterprise Value EBITDA. Näeme, et ettevõtte viimase kümnendiga on kallimaks läinud ka kordajate järgi, kas on mull, see on ka see küsimus, mida me ise endalt küsime. Aga tuleme valusa osa juurde, investor Toomase investori karjääri suurimad möödapanekud. Kui te vaatate seda graafikut, siin on toodud investor Toomas USA ja Euroopaga võrdluses 2002 kuni 2018. Me näeme, et Toomase tootlus 368%, SP500 216%, Stoxx 600 ehk Euroopa 107%, indeksid ka koos reinvesteeritud dividendidega. Toomas on mäe kõrguselt löönud nii Euroopat kui USA'd oma investeeringutega, samal ajal väiksemat riski võttes, sest et riskiga korrigeeritud tootlus on veel parem olnud. Aga nüüd järgmise slaidi ajaks ma palungi Äripäeva juhtkonnal pead ära pöörata, sest siin on toodud välja investor Toomase tootlus märts 2009 kuni jaanuar 2019. Näeme investor Toomase tootlus 102%, SP500 pea 300%, Stoxx 600 175%. Ehk viimasel kümnendil on Toomas tuntavalt tegelikult turgude keskmisele alla jäänud. Ja miks see nii on? Investor Toomas on ikka olnud uhke selle üle, et 2008 tal õnnestus finantskriisi mõnes mõttes ette näha, tõmbuda rahasse ja sellega hoida oma kaotused kordades väiksemad kui turgudel keskmiselt. Aga me näeme, et okei, investor Toomas pääses finantskriisi eest minema, aga seesama finantskriis sai ta kätte järgmise kümnendi jooksul, sest et kriisihirm, konservatiivsus jäi ikkagi investor Toomasesse, suur raha osakaal teda sest saadik on ka iseloomustanud, ehk et tema puhul peab paika väga hästi legendaarse USA investori Peter Lynch'i kuulus tsitaat, kes on siis öelnud, et krahhi ootamisega ja krahhiks valmistumisega on investorid palju rohkem raha kaotanud kui krahhi endaga, vastab tõele vähemalt investor Toomase viimase kümnendi jooksul. Ja siin sellel slaidil siis need kaks võrdlust toodud, alates algusest suurepärane, viimane kümnend mitte nii väga. Ja siit, kui võttagi Toomase 17 aastat kokku ja võtta kokku kõik tehingud, kasumid, kahjumid, siis me võimegi öelda, et tegelikult investor Toomas, et mul ei olegi mõtet siin rääkida aia taha läinud investeeringutest, sest nende mõju on olnud piisavalt väike. Toomase suurimad vead on ikkagi seotud püüuga turgu ajastada või siis suurepäraste investeeringute ennatliku müügiga, mitte halbade investeeringutega, et lihtsalt nende mõju on olnud oluliselt suurem. Toomase kokkuvõtteks võib veel ka öelda, et kõige paremad investeeringud on tehtud võrdlemisi soodsa hinnaga, just ka vaadates suhtarve, parimad investeeringud, ka need, mis on portfellis, neil läheb kokku suurepärased numbrid, suurepärase looga ja hea on, kui ettevõtted toetab mõni globaalne megatrend, olgu selleks siis
kala tarbimise kasv Leroy Seafoodi puhul, pilveäri kasv Microsofti puhul, kui me näeme, et kui ettevõte lõikab kasu mõnest suurest megatrendist, siis ta päris hea taganttuule ka portfellile annab. Ja kokkuvõttes võib ka öelda investor Toomase kohta, et tema jaoks turu ajastamine on olnud lootusetu ettevõtmine, seda enam, et Toomase ajahorisont ju alustades oli 30 aastat, meil on veel 15 aastat minna, ehk me peame ka päris tõsiselt enda käest küsima, et kas ka näiteks viimased kasumivõtud, kui palju oli see ettevõtte spetsiifiline põhjus, et me müüsime, kas ta oli suhtarvudelt liiga kallis või oli see ikkagi soov turgu ajastada. Ja investor Toomase 17 aastat börsidel sobib väga hästi kokku võtma maailma ühe tuntuma ettevõtte väärtuse hindaja Aswath Damodarani tsitaat, kes siis on öelnud, et ta on nõus ostma iga ettevõtet, noort või vana, kui ta saab seda osta allapoole ettevõtte õiglast väärtust. Aga ta annab endale aru, et tema usk ei saa testitud mitte ainult turu poolt, vaid pole ka mingit garantiid, et me saame kompenseeritud selle eest, kui meil ettevõtte siis väärtuse osas lõppude lõpuks õigus on. Mitte ükski lugu ei kesta igavesti ja mitte ükski hinnang ettevõtte väärtusele pole ajatu ja see kehtib ka investor Toomase puhul. Tulles siit investor Toomase selle aasta pommuudiste juurde, Toomas jätkab aktiivselt investeerimiskirjanduse Eestisse toomisega, sellise kultusklassikaga. Läinud aastal andis välja intelligentse investori väärtusinvestorite piibli ja ka aktsiamänguri pihtimuse, mis on siis selline kauplejate piibel, ning aasta lõpul ka maailma edukaima fondijuhi, riskifondijuhi Ray Dalio põhimõtted. Järgmisel aastal või käesoleval aastal siis palju tuntud nimesid klassikutest Eestisse taas tulemas, Damodaran, Taleb, Malkiil, Bogle, Siegel ja Lints ja siinkohal Toomase poolt soovin ka tänada Nasdaq, Tallinna börsi, LHV-d ja Tulevat, kes siis koos investor Toomasega ja Äripäeva raamatukirjastusega oma südameasjaks on võtnud investeerimisklassika Eestisse toomise. Kauplejatele selle aasta suurim pommuudis Äripäeva Akadeemia koostöös Admiral Marketsiga toob Eestisse Alexander Elderi, legendaarse USA börsikaupleja, kes siis nõukogude ajal Eestist põgenes, tal on Eesti juured. Läinud aastal Tallinnas päris rahaga oma kontol klassi ees kauples, tegi paar päris huvitavat kasumlikku tehingut ja sel aastal siis septembris taas oma kontoga näitab puust ja punaseks, siis kuidas professionaalne börsikauplemine reaalajas käib. Ja alustavatele investor Toomastele juba 16. veebruaril toimub siis alustava investori koolitus. See on koolitus, mille investor Toomas on olnud programmi loomise juures, et just täiesti alustajatel oleks võimalik saada võimalikult praktilised näpunäited, kuidas investeerimisega pihta hakata, kuidas vältida alustavate tüüpe vigu ja mitte siis liigselt ise kooliraha maksta. Investor Toomasele kõik olete teretulnud kirjutama investor.toomas@aripäev.ee, sotsiaalmeedias leiab ta samuti üles investor Toomase nime alt, võite küsida, anda investeerimisvihjeid, kritiseerida, me kõigile kirjadele ikkagi jõudumööda püüame ka vastata. Ja nüüd ma olen avatud küsimusteks, kui meil veel mõni minut aega on ja siia lõpuks ka veel viimane soovitus täna kõigile saalis viibijatele investor Toomaselt. See on minu poolt kõik. Aitäh! Evelina ja Evelina on seal, Martin on siin mikrofonidega valmis. Kas keegi soovib Juhanilt, investor Toomaselt midagi küsida? Ei taha veel küsida midagi. Niivõrd põhjapanev. Mina tahan küll küsida, millal investor Toomas rikaste toppi jõuab? Ma nüüd ei mäleta, mis see viimane aste oli, et kes kõige vaesem rikaste topis on, et kui palju sinna raha on vaja. Aga Toomase eesmärk oli, et tal 2030. aastaks oleks 2 miljonit, aga sellega vist ei pääse veel sinna.
investorite toppida võib pääseda varsti, kui hästi läheb. Aga kui kaugel te oma eesmärgist olete, et kui praegusel suunal liikudes, kas see teostub? Liiga kaugel. Et siin ka tuleb välja see liitintressi võlu ja valu, et 12% aasta tootlus 30 aastaga 64 000 eurost teed 2 miljonit, kui see tootlus paar protsendipunkti väiksem, on see ainult miljon, ehk et viimastel aastatel siis nagu liitintressi matemaatikat saalis olejad ka teavad, on väga suur osakaal, nii et Toomas on kaugemal oma eesmärgist, kui ta sooviks. Ja veel tahan küsida seda, et sa rääkisid siin sellest aadressist, kui inimesed saavad tagasisidet anda. Et missugune tagasiside on siis nagu kõige sellisem meeldejäävam olnud sellest möödunud aastast? Kas nüüd meelde jääb, aga ühte ma saan küll välja tuua, et kes juba investor Toomasele kirjutab ja mingi ettevõtte osas soovitusi annab, siis me tagantjärgi nagu näeme, et need on olnud väga head soovitused, et on andnud selliseid investeerimisideid, aga Toomas, kuna see ei ole tema enda idee, et on nagu vaadanud, et tore on, ei ole sinna investeerida, on näinud, et lugejatel on nagu väga head ideed, et see on küll meelde jäänud, et soovitatakse väga õigeid kohti, kuhu investeerida. No paar kriitikat ikka võiks ka välja tuua. No raske öelda, et mis see kriitika võiks olla. Me ise kritiseerime ennast võib-olla nii palju ka, et ei olegi nagu, mis siin enam öelda. Aga jah, ei tule meelde, et sõimukiri oleks saanud, aga on tere tulnud, et kui on, siis on millest järgmine aasta ka rääkida. Suur aitäh, väga tore oli. Ja meil on kõikidele esinejatele, see on selline kott, see on samasugune kott nagu teie, ainult et siin sees on üks voucher, mille eest saab minna ka raamatut osta, mida ka siin investor Toomas, eks ole, püüdulikult presenteeris, aga väga ägedad raamatud, tõepoolest, kui paus tekib, siis saate ka endale osta ja siin on loomulikult tass, mille 8 eurost saavad kõik soovijad endale soetada, investor Toomase tass, nii et igal juhul palun ja aitäh ja Juhan jääb veel siia, aitäh!